Tere tulemast kuulama Viljandi Jakobsoni kooli meediaringi podcasti. Meie koolis on aprill tervisekuu, kui fookusesse võtame õpilaste vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise. Ning ikka minu arvates on täiesti õige väita, et hea enesetunde ja tervise alus on õige toitumine. Ning just sellest meil täna juttu tulebki. Mina olen Mirtel Kase, teie tänane saatejuht ning külas on meil toitumise tervisenõustaja Kristi Kiiman, kes on Viljandimaa Omavalitsuste Liidu haridusasutuste tervisenõunik ja lasteaedade toidukooli juht. Ning samuti on meil stuudios Jakobsoni kooli õpilasesinduse president Meribel Tamla. Täna tuleb juttu õpilaste toitumisharjumustest, jagame kindlasti mitmeid praktilisi soovitusi ning kes teab, ehk purustame ka mõne müüdi. Seega kindlasti tuleb väga põnev saade. Soojenduseks küsiksin teilt mõlemalt, et millal oli see hetk, kui te hakkasite rohkem toitumisteemade vastu huvi tundma? Tere siis ka minu poolt ja minul on võib-olla veits pikk lugu, aga samas, ma siis räägin. Kuna eelmisel aastal, olles siis ka noorsportlane, tekkis mul teadmata jaoks vigastuspaus. See tähendas, et põhimõtteliselt 0 treeningut, ma ei tea kui kaua, ja kuna algselt jäi see söögikogus, mis trenni tehes samaks, siis hakkas ühel teismelisel tüdrukul peas mõte käima, et issand, et aga ma söön ju palju rohkem ja ma ei liigu ja et mis nüüd saab. No lõppkokkuvõttes mu kaal hoopis langes, aga siis tekkiski see huvi, et aga mida ma üldse peaks sööma ja mis see üldse endast kujutab ja kõik see. Tere minu poolt ka, rõõm on siin olla. Võib-olla siis endast, et söömine nagu tähelepanu alla sattus mul teismelise eas, arvatavasti sama vanalt kui teie praegu olete, aga siis natukene ebatervel viisil dieeditamisena, mis ma nüüd tean, et oleks võinud viia väga karmide tagajärgedeni ehk siis toitumishäireteni. Õnneks minul see nii ei juhtunud, aga võin küll öelda julgelt, et 5-6 aastat oma elust tegelesin nagu sellise niisuguste sundmõtetega, et mida süüa, kui palju süüa, võib-olla ma söön liiga palju ja igasuguste dieetide ja selliste teemadega, et see oli nagu esimene kokkupuude ja siis selline tervisliku toitumise kokkupuude. Võib öelda, et võib-olla 8 aastat tagasi hakkasin rohkem huvi tundma selle vastu ja siis 6 aastat tagasi, kui õppisin toitumisnõustajaks ja toitumisterapeudiks, et siis nagu sai niisugune süvendatud vaade tervislikule toitumisele. No meie kool ja meie kooli õpilasesindus eelkõige on kindlasti väga eriline selle poolest, et te olete, ma julgen öelda, et ikkagi väga palju uurinud meie kooli õpilaste toitumisharjumusi ja siin hiljuti just lõppes teie koolisöökla kampaania. Nii et Meribel, äkki sa tutvustaksid siin nüüd lühidalt, et mis on teie nendest uurimustest välja tulnud, et kuidas on õpilastel koolis söömisega? No kui me algselt ei teadnud, et palju üldse õpilasi sööb, siis jõudsimegi selleni, et peame hakkama lugema, et palju siis õpilasi käib söömas, palju käib poes ja kes üldse midagi ei söö. Ja siis lugemisest tuligi välja, et pooled 3. astme õpilased ei käi söömas ja see on ikka päris suur arv. Ja kampaaniast tuli välja, et on paar klassi, kus käibki 1-5 õpilast ühes klassis söömas ja õpilasi on keskmiselt klassis 20-23. Ja siis need teised õpilased käivad nagu poes? Tõenäoliselt jah, need teised käivad poes, aga ka võimalik, et mõni ei käi üldse söömas. Et selles sööklakampaanias oli siis selliseks nii-öelda peaauhinnaks oli see kinokülastus. Aga mis te mõlemad arvate, kuidas saaks veel noori koolitoitu sööma motiveerida? No eks seal põhiasi ongi teadlikkuse tõstmine, et noored saaks ise aru,
millised eelised annavad neile tervislikud toitumisharjumused, et kui palju parem võib neil õppimisvõime olla ja keskendumisvõime ja üleüldse füüsiline tervis. Ja mis hästi toimib just lasteealiste hulgas ja ma arvan ka koolilastel on isesöögi valmistamine, et kui noored ka õpiks ise rohkem toitu valmistama, siis nad ka söövad seda parema meelega, ka koolitoitu. Et need on nagu 2 põhiasja, mis ma mõtlen, et on olulised. Ma olen Kristiga täiesti nõus, et noored võiks ise aru saada, et kui hea see et kui palju see toitumine tegelikult mõjutab mind ja võib-olla kui välja tuua siis midagi, võib-olla siis, et neid teadlikkust tõsta, siis mingite töötubade või loengute kaudu, aga võib-olla just ehtsate näidete puhul, et jah. Lisan veel siia juurde selle nagu vanemate teadlikkuse tõstmise ka, et tihti need esmased toitumisharjumused ikkagi tulevad kodust ja kasvavad siis seal peres ja siis kool on see järgmine koht, kus nad tulevad, et see on ka ülioluline nii laste ja noorte kui ka vanemate teadlikkuse tõstmine. Aga ma arvan, et alustamegi selle teadlikkuse tõstmisega nüüd, et mis üldse on see nii-öelda tervislik toit, et kas selline asi on olemas üldse? No seda on üheselt väga raske määratleda, sest esiteks on erinevatele inimestele tervislik toit erinev. See oleneb ka terviseseisunditest ja vanusest ja liikumisest, aga selline võib-olla üks sõna, mis kõige paremini seda iseloomustab, on mitmekesisus. Et kui ikkagi vaadata, et menüüs on ainult võib-olla 10 toiduainet, mida süüakse, siis see ei ole tervislik. Ja kust kõige rohkem infot saab, et kui noor või siis pere tahab tervisliku toitumisega tegelema hakata, ongi toitumine.ee lehekülg, kus siis on tõenduspõhine info. Et paraku on nii, et praeguses infoühiskonnas, kus on tohutult erinevaid kampaaniaid, erinevaid arvamusi ja arvamuse avaldusi, siis tuleb leida see õige info ülesse. Meribel, sul pole lisada midagi? Ei ole hetkel, jah. Aga kui nüüd tervislik toit ei ole siin üheselt mõistetav, kas on mingi toit, mis on tõesti nagu nii täiesti ebatervislik, et seda tuleks nüüd kindlasti vältida, mitte mingil juhul ei tohi süüa? Võib-olla mõningad lisaained on sellised, mida ei tohiks süüa, aga ma isegi ei teeks selliseid väga rangeid piiranguid, sest ebatervislik on ka ennast väga palju ja rangelt piirata. Et ma ei tooks konkreetselt ühtegi toitu siin välja, kõik oleneb kogustest ja sellest, et mis selle toidu kõrval on. Jah, aga üldiselt mina olen ikkagi nagu tähele pannud nii oma vanuste seas kui ka üldühiskonnas, et see põhiline nagu kurja juur paistab olevat ikkagi suhkur. Nii et vasta nüüd nendele kõikidele küsimustele, kas suhkur on halb inimesele, kas seda tuleks vältida? Oleneb suhkrust, et ütleme, et me võime suhkurt ka saada puuviljade, köögiviljade ja täisteraviljade seest. Et sellisel kujul suhkur ja süsivesikud on väga head, aga kui just mõelda lisatud suhkrutele, mis siis ongi valge suhkur või suhkruasendajad või mingid magustajad, et siis jah, suures koguses nad on meile, nad ei toida meid või nad ei aita meil oma tervist üles ehitada või oma keha nagu maksimaalselt ära kasutada. Et mina olen nagu üpris levinud on selline kuidagi lause või arusaam, et magusat tohib või tuleb süüa just hommikul või päeva esimeses pooles, et kas sellel on mingi nagu teaduspõhi all või see on lihtsalt jälle mingisugune ulmeline selline müüt? No seal võib arvestada seda, et kui sa sööd seda päeva esimeses pooles, siis sa suure tõenäosusega ka kulutad need kalorid ära, mis sa sealt magusast saad. Et pigem ma arvan, et kui siin magusa all mõelda, siis lisatud suhkrutega tooteid, siis neid üldse võimalikult vähe eelistada ja süüa. Ja kui on neid vaja siis süüa, siis jah, pigem päeva esimeses pooles. Okay. Ma tahaks siit lisada, et minu jaoks on, ma olen kuskilt nagu kuidagi kuulnud või jäänud müüt, et kui ma söön magusat pigem hommikupooles, siis mu see veresuhkur tõuseb nii üles ja siis see kõikumine on päeva jooksul nii suur, et ja siis ma just tahangi seda magusat rohkem süüa, et kuidas see siis sellega võib-olla on seotud või?
jaa, ta tõuseb samamoodi ka õhtul, kui õhtul süüa, sest et suhkrut või eriti lisatud suhkrut ja tegelikult ka looduslikke suhkrut, näiteks mõnede puuviljade toime ongi see, et ta tõstab veresuhkrut kiiresti kõrgele. Ütleme, et kui on puuviljade suhkur, siis kuna puuviljades on ka kiudaineid ja muid kasulikke ühendeid, siis see veresuhkur ei lange nii kiiresti, ka kui on näiteks tegemist väga suure suhkrusisaldusega, näiteks karastusjoogiga, siis tõuseb meil korra veresuhkur hästi kõrgele ja 20 minuti pärast siis me tunneme, et me oleme nagu tühi kott, et see on ka see, et miks näiteks kui eelistada kooli lõunale osta poest limonaadi ja süüa saiakest, siis ma arvan, et see laps, kes tuleb tundi, ta tunneb ennast tunnis pärast väga väsinuna, sest täpselt siis ongi see 20 minutit mööda läinud. Et aga ma arvan, et jah, et ta igal juhul tõstab, et kas sa sööd õhtul või hommikul, see suhkrukogus tõstab sul veresuhkurt. Aga kui ikkagi on mõni, kui ikka tekib selline väga nagu kange magusaisu, et ma ei tea, tahaks mingit šokolaadi, aga ikkagi tead, et see ongi, tõstab veresuhkru hästi kiiresti üles, siis see langeb hästi kiiresti alla, et mis on selline hea nagu veresuhkrut stabiilsena hoidav magustoit, mida teie soovitaksite? Võib-olla pigem ongi siis puuvili ja pähklid seal kõrval, see on üks variant nagu, ja teine asi see, et kui see magusaisu tekib, siis võib-olla mõelda, et kas ma olen söönud korraliku hommikusöögi ja kas ma olen söönud korraliku lõunasöögi. Ütleme, et kui näiteks on see lõunasöök ära söödud ja peale seda ikka veel see magusaisu on, ega see ei ole ka nii hull, kui sa siis ühe kommi või ühe tüki šokolaadi sööd, et sellest ei juhtu nii, et sellest kohe mingid suured tagajärjed on. Lihtsalt regulaarselt ei tasu asendada põhitoidukordi magusate või selliste kiirete ampsudega. Ja ma tooks siis võib-olla näitena, et kui ongi nagu mingi on ikka räige magusaisu, siis on nagu mingi, et okei, samas mul on kõht ka veits tühi, et võiks äkki, ma vaatan kodus, mul on õuna, mul on banaani, mul on mingit marju, mingi kohupiim on ka, vaatan, panen kokku ja siis söön selle ära ja vaatan, et tegelikult magusaisu on isegi paremaks läinud, mul on kõht palju rohkem, ta ei ole nagu nii täis kui toidukorraga, aga ta on nagu mõnusasti, et hea vahepalana ja ma ei tea üldse, et sellest aitab. Ja seda ka muidugi, et kui sul ongi magusaisu, siis üldiselt sul on kõht ka tühi, et võib-olla võtagi siis midagi veidi parema valikuna või midagi, mis ei tõsta su veresuhkrut nii kähku nii kõrgele ja siis vaata, et kui sa seda kommikest ka ikka tahad, siis miks ei minu poolest. Aga nagu sealt ka õpilasesinduse uurimustest välja tuli, siis pooled õpilased meil koolis söömas ei käi. Miks on ohtlik jätta toidukordi vahele? No see ongi sellel samal põhjusel, mis meil ennem siin jutuks oli, et siis hakkame me tahtma selliseid mitte võib-olla nii häid valikuid, et tekibki magusaisu, võib-olla ka selline hästi soolase ja rasvase toiduisu ja ütleme, et näiteks kui me jätame hommikusöögi söömata ja see tekib meil ennem söögi vahetundi, et siis paraku ei tule head valikud nagu. Ja ta on ka see, et ütleme õppimisvõimele, keskendumisele, isegi sportlikele saavutustele lõpuks, kui regulaarselt nagu jätta kogu aeg söögikorrad söömata, siis ei ole võimalik nagu saavutada häid tulemusi ei spordis, õppimises, sest see mõjutab kõike. Me ei saa lihtsalt toitaineid ja mineraalaineid kätte sellisest kiirest kättesaadavast toidust, me vajame korralikke toidukordi selleks. Nii et selline jälle tuntud fraas, et hommikusöök on päeva tähtsaim toidukord, et see tegelikult täitsa vastab tõele. Ma arvan, et kõik need põhitoidukorrad, hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök, et nad on kõik võrdse tähtsusega ja neile peab tähelepanu pöörama, et me saaks kõik kätte, mis meie keha vajab. Aga üldiselt üks suur probleem, miks üldse nii palju on probleeme sellise tasakaalus mitmekesise toitumisega, on, ütleme, et lihtsalt inimestel on sellised nagu finantsilised piirangud. Et ka nagu ka siin praegu Eestis kogu aeg toiduhinnad tõusevad ja võibki poodi minnes tunduda, et tervislik toit on ju, see on nii palju kallim kui, ma ei tea, pakk viinereid. Mis on teie soovitus, kuidas ka taskukohaselt niimoodi hästi toituda? Kas see on võimalik? Ma tooks välja selle, et valmistoit ja pool fabrikaadist või fabrikaat üldse on tunduvalt kallim tegelikult kui see, et sa ise teed süüa ja see on ka
paljude perede see nõks, millest võib-olla paljud aru ei saa ja jah. Jah, ma nõustun täiesti siin sellesama arvamusega, et see on üks ja teine, ütleme õpilaste vaatest, siis kõige soodsam õpilase rahakotil on tegelikult süüa koolilõunat, sest selle eest ta ei maksa mitte midagi. Et kui ütleme, see raha hulk, mis koolilõuna asemel viia poodi, arvestades veel eriti praegu on ju noorte seas ettevõtlikkus popp, et kui see investeerida nagu järjepidevalt, siis ma arvan, et on selleks täiskasvanu heaks seda hea toidu ostmise finantsi piisavalt. Ja teine nüanss on siin see, et tihti selline odav, esmapilgul odav tunduv toit, odavamana tunduv toit tekitab seda, et sa tahad seda järjest rohkem süüa, et näiteks kui võrrelda, kas sa sööd ühe, Snickersi või Twixi või võtad näiteks vähese suhkrusisaldusega šokolaadiviilu, jah, esmapilgul tundub, et ma ostan poest ühe võib-olla, ma ei teagi, mis need hinnad praegu on, aga neil on mingi hinnavahe, et ütleme, et see Snickers on odavam, see kvaliteetne tume šokolaad on kallim, aga ma ei suuda iialgi süüa tervet tahvlit seda kvaliteetset šokolaadi ära ja ma ei taha teist osta kohe. Aga selle teise maiustuse puhul võib-olla ma tahaks teise veel osta, tegelikult see hind tuleb kokku kallim, et võib-olla seda nüanssi seal ka mõelda ja veel kolmas asi see, et tihti see odav toit tuleb ka sellepärast lõpuks kallim, et see ei taga meile väga head tervist pika aja jooksul. Jah, siin just räägiti ju, et ka eriarsti visiiditasu tõuseb, nii et parem investeerida see raha oma tervisesse. Aga samuti üks selline tervisliku toitumisega seotud, mina ütleksin küll, et müüt on see, et tervislik toitumine on igav. Et kuidas, ma ei tea, kas sa pead kogu aeg sööma salatit või et kuidas see endale põnevaks teha? Valikuid on väga palju ja tervislik toit ei ole igav, sest et ta koosneb lihtsalt nii paljudest rohkematest komponentidest. Näiteks erinevad köögiviljad, kui anda neile võimalus ja neid esiteks erineval viisil valmistada või ka siis tähelepanelikult süüa, siis nende maitsenüansid on ju hoopis rikkalikumalt kui näiteks ühel konkreetsel saiakesel, sest minule endale tundub nii, et kui ma sealt letist midagi ostan, nad on kõik üsna ühe maitsega. Järelikult ju igav, ühesugused. Aga kui ma näiteks ostan puuvilja või köögivilja letist, samas arvus erinevaid valikud, siis nad ei ole ühe maitsega, nad on väga erinevate maitsetega, väga erinevate tekstuuridega, et juba sealt võiks see põnevus või see tekkida, et ideaalis või ma mõtlen ideaalses ühiskonnas või sellises ühiskonnast, millest mina unistan, on see, et noored õpivadki üsna varakult ise süüa valmistama ja seda protsessi nautima, sest et tegelikult seal on võimalusi tohutult, just selle tervisliku toidu valmistamise võimalused ja need on väga-väga põnevad. Sa tõid välja siin just selle mitmekesisuse, et maitsed on erinevad ja see teeb selle tervisliku toitumise põnevaks. Meripel, mis sa arvad, kas võib-olla just sellepärast õpilased koolis ei söögi, et see sööklatoit, kus on tavaliselt mingisugune keedukartul või lihtsalt see ahjukartul, et see on igav, kogu aeg on nii, ei ole mingit maitseelamust? Mõnes mõttes nõustun, aga samas ma tahaks vastu väita, et võib-olla noortel on just see, et kui me räägime nüüd salatitest, siis mis ei vasta su küsimusele, aga kui me räägime nüüd salatitest, siis pigem just noored ei ole proovinud, nad ei ole kodus õpetatud proovima, või mitte selles mõttes, et nad oleks koerad, kes on õpetatud, aga et kui sul peres keegi on mingi, et see on mingi uus toit, et peaks proovima, siis ega sa ise ka ei ole siuke. Ja siis sa vaatadki, et mingi uba on mingi kuidagi ära hautatud, et see tundub küll suht siuke rõve, aga tegelikult ma ei tea, aga see ongi see eelarvamus. Nüüd me jõudsime eelarvamuseni. Aga see kartuli ja tatra osa, ma pigem ikkagi ei ole nõus sellega, et see igav on, sest et sa ikkagi, see on see tavaline kodusem ja. Et sa siis arvad, et võib-olla see just pigem ongi tehtud, et noored käiksid rohkem söömas, et ei ole midagi, mis väga ära ehmataks. Pigem, jah. Selline hea tuttav. Aga
nagu jälle siin juba jutuks on tulnud, siis kõige suuremad mõjutused ikkagi tulevad kodust, aga praegusel ajastul tulevad ka suured mõjutused sotsiaalmeediast. Kui palju teie arvates noorte toitumisvalikuid või mitte isegi ainult noorte, vaid ka nende vanemate toitumisvalikuid praegu mõjutab? Väga palju, et tegelikult ju minnakse igasuguste eriliste dieetide ja suundadega nii kergekäeliselt kaasa. Ja seal on see oht ka, et tegelikult see on kõik selline kontrollimata teave, mis levib nagu piiramatult igal pool. Et selles suhtes alati, mida mina soovitan, on usaldada ainult selliseid tõenduspõhiseid allikaid. Näiteks nagu Eestis ongi see, mis ennem juba see veebileht sai siin välja toodud toitumine.ee, kus on kindlalt õige sisu. Ja pigem selliseid kahtlaseid mõjuisikuid või influencereid nagu, et mitte just eriti toitumise osas nagu usaldada. Et kui ikkagi üks nädal on Coca-Cola dieet ja teisel nädal hapukapsa dieet, et siis võiks juba punane tuli põlema minna, et ei ole päris õige info. Ja ma ütleks, et noortel üldiselt pole nendes dieetide osas teadmisi, et mida need dieedid reaalselt teevad su kehas. Ja alguses ise tunnistan, toon ka kohe näite, nagu mul alati meeldib neid näiteid igale poole visata ikka. Et vaatasin, scrollisin TikToki, ma arvan, et see mingi 2 aastat tagasi, 3. Ja siis nägin, et oh my god, et keegi teeb mingi karnivori dieeti ja ta nägi üsna kena kehaehitusega ka välja ja sealt tuligi mingi, et jaa, see on täiega hea, see sobib, su mingid tulemused paranevad kehaliselt. Siis hakkasin uurima, oligi sellistes, võib-olla vaatasingi ära mingi, just äkki Jupiteris oli tehtud mingi, ma täpselt seda saadet ei mäleta, aga see oli üsna ikkagi ausa tõe põhjal, kus nagu reaalselt arstid rääkisidki, et kuulge, et lõpetage see nali ära, et sul on ikkagi kõike vaja ja eriti noorena sul on vaja need kõik ained kätte saada. Seega, kui sa oled noor, siis mina soovitan ära dieedita. Mina ikkagi tooksin, mul endal lihtsalt huvitab, et me kõik teame igasugust mingit veganlust, taimetoitlust, siit tuli välja juba mingisugune karnivoori dieet, aga mina olen lugenud ja kuulnud ka sellist asja, et nagu paastumine või nii-öelda osaline paastumine on väga hea sinu mingile tervele kehale, ainevahetusele, et kas see vastab tõele? Ma arvan, et noorte puhul mitte kindlasti, et võib-olla mingites vanusegruppides, mis teil tulevad hiljem, nagu et seal tõesti, aga ma arvan, noortel on vaja 3 põhitoidukorda ja seal vahel veel arvatavasti ka vahepalasid. Kuidas on toitumine nagu teie enesetunnet mõjutanud, et mida te olete märganud? Ma märkan seda, nagu siin ennem jutuks tuli, et kui ma söön midagi väga juhuslikku ja juhuslikult kättesaadavat, siis ma väsin peale seda kiiremini ära ja mul ei ole sellist kerget tunnet. Või näiteks, kui ma söön väga raske toidu, mis mulle ei sobi, siis on samamoodi väsimus. Et selle järgi ma siis saan balansseerida, et mis mulle sobib ja mis mulle ei sobi. Aga ma ei tea, kas sa mõtlesid küsimusega seda? Jaa, ma seda mõtlesingi, jah. Meripel, kuidas sinul, et eriti kuna oled ka noorsportlane? Kuidas on, et kas on mingi vahe, kui enne trenni sööd, ma ei tea, šokolaadi või midagi? Jaa, see muutus või on päris suur ja ma ei tea, võib-olla just veidikene, ma ikka ütleks, et ma olen nagu veits tervisliku oma toitumise valiku poolest, et ma ise näen, et ongi, mul on koolis keskendumine parem, trennis jaksan teha, isegi aeroobne tuleb päris normaalselt välja ja üldse nagu kergem on olla ja ongi see, et kui ma sööngi mingi šokolaadi ära, siis võib-olla kuidagi siuke väsimus tuleb peale ja ei jaksa ja ei viitsi ja ei taha, et mitte, et see ei tähenda, et ma ei söö mingi šokolaadi enne trenni. Muidugi ma söön, ma söön kõike,
ja võin süüa igasugust jama, aga need on lihtsalt need muutused, et mida ma olen tähendanud siis. Ma ütleks, et selles mõttes toit üldiselt, sellel on ikkagi väga suur emotsionaalne väärtus ja tihti siis, kui ongi sa tead, et sa ei peaks, ma ei tea, seda mingit, sa ei peaks iga toidukorra juurde mingi pool tahvlit šokolaadi sööma või sa ei peaks ikkagi neid saiakesi lõunaks sööma. Aga siis sa ikkagi võtad selle saiakese, ja siis sa tunned ennast nii süüdi, sa tunned nii halvasti ennast, et mida nagu selle vastu teha või kas siis kogu päev on hukas, et kas nüüd ma ei saagi enam kuidagi parandada ennast? Ma arvan, et see süütunne on selle olukorra juures see kõige hullem osa, et sellest ikkagi kuidagi välja astuda. Et kui sa regulaarselt ei toitu nagu selliselt, mis sulle süütunnet tekitab, siis sellest ei juhtu mitte midagi. Kui sul on ülejäänud toitumine korras, et sa söödki neid põhitoidukordi normaalselt, siis kui üks päev ongi see veidi kehvem päev nii-öelda toitumise osas, siis sellest ei juhtu tõesti midagi. Aga mida te arvate sellist mõtteviisist, et ongi toit on täiesti oma sellest emotsionaalsest osast nagu hästi ära lõigatud ja et toit on ainult kütus. Kas see on nagu jätkusuutlik mõtteviis, kas see on tervislik? Ma ei võtaks toitu kui kütust, et tal on ka muud funktsioonid, et põhimõtteliselt ta ikkagi on ka näiteks perekonna kokkutooja, kui ühise laua ümber istutakse, või siis tõesti nagu siin ennem mingite lapsepõlve toite sööminele toob need lapsepõlve emotsioonid ja mälestused ligi. Et jah, üks osa sellest on kütus, nagu sellepärast meile nii oluline ongi, et me ei saa ilma temata elada, aga tal on ka muid omadusi, mis meie jaoks on olulised. Aga nüüd hakkame siin otsi vaikselt kokku tõmbama. Andke mõlemad üks praktiline soovitus kõikidele noortele, kes sooviksid paremini hakata toituma. No ma oleks neid soovitusi, ma arvan, et kuhu jaganud, nii palju neid ka pole, aga võib-olla kõige parem asi, mis ma kasutan, on see, et näiteks, et alusta väikestest muutustest, et joo limpsi asemel vett või see vesi on võib-olla selle limpsiga võrreldes ikka nagu päris rõve, et sa ei pea ära joo terve klaas limpsi, vaid joo nagu kas või nagu mingi natukene ja siis joo ülejäänud vett ja alusta kas või sellest, et või poolest klaasist, kui sa tõesti ei saa, et võib-olla proovi märgata neid, et kas ma saan midagi parandada, seda muutust. Ja ma annan siit sõna edasi Kristile. Ja ma olen täitsa veripealt sinuga nõus, et väikesed sammud oleneb sellest algpunktist, kus sa oled. Näiteks kui sa oled olukorras, kus sa ei söö ühtegi köögivilja, siis alusta ühest, et võib-olla ma söön iga päev ühe porgandi ja sealt saad edasi areneda. Või näiteks kui sul on harjumus koolilõuna kõrvale üldse mitte salatit võtta, siis võtta ainult nii palju, et sa saad ära maitsta, mis maitsega ta on ja anda iga kord võimalus sellele salatile. Aga võib-olla selline hästi praktiline asi, mida teha ja mida võib-olla teha koos perega, oma koduperega, on see, et üldse vaadata, mis see nädala menüü on. Noor saaks näiteks teha nii, et ta pildistab oma kõik need toidukorrad, ka need vaheampsud ja näksimised ülesse ja kodus siis vanematega koos. Näiteks meil on olemas riiklikult selline tasuta toitumisprogramm nagu Nutridata. See vanem saab selle sisestada sinna programmi ja siis see programm annab ka juba ülevaate sellest, et mis suund võtta, nagu mida näiteks toitumisest puudu on. Et võib-olla selline tundub keeruline esialgu, aga ta annab nii palju väärtuslikku teavet, sest et tihti on nii, et me sööme vastavalt sellele, kuidas me oleme harjunud sööma ja me isegi ei saa aru, et kas meil on midagi puudu või ei ole, kui just enesetunne ei ole väga kehva või ei teki mingid terviseprobleemid, aga et see on üks võimalus. Aga jah, väikesed sammud, et üleöö ei saa midagi muuta kardinaalselt, sest siis ta ei tüki jääma see muutus. Selge, ma arvan, et see on väga nagu hea noot, kus lõpetada. Aitäh, et tulite veel kord ja teie kõigiga kuulmiseni!